Okei, lähme edasi. Siis Vanas Testamendis ma toon üks näide veel. Kuigi Vanas Testamendis on hästi palju, kui te tahate näha, seal on kopsakad kirjakohti. Eriti kui sa vaatad 7. peatükk, 5. Moose raamat ja nii edasi. Ja seal on nii palju neid kirjakohti olemas, ka õpetussõnades ja nii edasi. Aga ma pööran ühe vähem tuntud kirjakohta 4. Moosese raamatus. Vaatame sinna 21. peatükk. Siis salm 8-9. Kontekst on, see oli kohtumõistmise aeg. Iisraeli rahvas oli hästi mässulised ja siis toimus selline asi, et tuli üks kohtumõistmine sel näol, et hästi palju mürkmadusid lasti seal lahti niiviisi ja paljud said nende poolt ammustatud ja mitmed hakkasid surema ja siis toimus üks väga huvitav asi. Ja Jehova ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane selle ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa, kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vaskmadu, siis ta jäi elama. Ja see on väga huvitav asi, sellepärast et see ka sümboolne sellest, mis siis Jeesus tegi, sest et kui me vaatame nüüd 3. peatüki Johannese evangeeliumi, nüüd see otseselt puudutas mürki ja ihulist tervist. Muide, ikka tänapäeval see sümbol, meditsiini sümbol või arstiteaduse sümbol, seal on ikka see sama madu selle ridva otsas niiviisi. See on tänapäevani. Ja kus see tuli? Täpselt sellest kohast. Okei, Johannes 3, salm 14. Ja nõnda nagu, nüüd me teame, kus 16 peaaegu 3.16 on kõige tuntum kirjakoht võib-olla terves Piiblis. Johannese evangeelium 3.16, aga 2 salmi enne seda, see annab tausta sellele kõigile. Ja nõnda nagu Mooses kõrves mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu või kes siis vaataks tema poole. Ja loomulikult, kui see tüüp või näide või eeltähendus sisaldaks füüsilist tervist, kui palju enam, siis see, kes on inimese poeg ise, Jumala poeg ise, kes on tervis. Halleluuja, kes on elu. Vaatame siis paar asja, nagu mis puudutab Uut Testamenti ja vaatame, sest et kui Jumal on andnud selle oma sõnas, see on võib-olla isiklikult, miks on vaja seda käsitleda ka, sellepärast et kui sa palud mingi palve, et saada terveks, sul on vaja kirjakoha alus, mille peal sa seisad. Järelikult sul need samad asjad, millega me näeme natukene vaeva praegu, need samad printsiibid, selle alusel sa võid siis paluda palved. Ma tean, et enda puhul ja enda tunnistuse ja nagu aastate jooksul ma olen võib-olla kõige rohkem rajanud oma palvet selle ühe kirjakoha peale kui mingi muu konkreetselt ja see on siis 53 peatüki Jesaja raamat Vanas Testamendis, mis on üks profeteering selle kohta, mis Jeesus pidi siis tegema ja siis seda kirjakohta on tsiteeritud siis Mattius 8.17 ja 1. Peetrus 2.24. Pool osa sellest kirjakohta Mattiuses ja pool siis 1. Peetruses, aga rakendus on selge, rakendus on ihulik tervenemine. Ja me näeme siin, Jesaja 53 ütleb nõnda, kui me vaatame salm 4, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast peksetuks ja vaevatuks.
ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi või haavade läbi on meil tervis tulnud. Ja tema haavade läbi on meile tervis tulnud. Ütleme kõik koos tulnud. Nüüd, sa ei pea olema grammaatiline geenius, et aru saada, et tulnud on minevik. See tähendab, et kui see asi on tulnud, see tähendab, et see on juba olemas. Sa oled nõus minuga? Kui ma ütlen niiviisi, et Mairo on juba tulnud kohale, kas me nüüd läheme akna juurde ja ütleme, et tead, millal nüüd ometi Mairo tuleks, et me saaksime ülistusega pihta hakata? No, ta on juba tulnud, aga keegi ei pane tähele, me ikka ootame pikki silmi seal akna ees ja ukse ees niiviisi, millal Mairo tuleb. No, ta on tulnud. Ta on tulnud, lähme tagasi saali. Alustame pihta. Nagu saad aru, see grammaatiliselt, mis see tähendab sinule ja minule tervise suhtes, on tervis ei ole üks asi, mis sa pead ootama kaugelt, see on asi, mis on tulnud. Selle fakti kohale jõudmine on võrdväärne terviseks. Kui sa saad sellest asjast aru, sa ei pea ootama terveks saada, sa muudkui lihtsalt tunnustad, et tervis on olemas ja su süda haakub sellega ja ükskõik, mis sa palud, siis selle teadmisega kõik asjad lähevad joonde sellega, mis on legaalselt sinu. Ja ma seletan detailselt võib-olla viimane tund täna ja siis esimene homme, nagu me seletame nagu väga palju rohkem niiviisi, et kuidas konkreetselt seista ja teha ja mis moodi täpselt paluda. Võib-olla jõuame varem sinna, aga me tahame lihtsalt rajada need olulised asjad esmalt. Jälle see on suure ambitsioon, et kuidagi mahutada selle nii kitsa seminari sisse. Aga samas, et teada seda, see on oluline. Nüüd Jeesus, ta võttis su haigused, ta kandis su tõved. See on üks asi, kui Jeesus läks ristile, ta võttis mitte ainult su patud ristile, ta võttis su haigused ristile, ta võttis su valud ristile. Ütleb siis niiviisi, Salm 4 jälle, samas Jeesaja 53, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valused. See sõna kandis on see täpselt sama sõna kandis, mis see tähendab Vanas Testamendis, kui nad panid selle nagu, nüüd isegi eesti sõnas see patuoinas, see on üks piibli termin, saad aru? Seal oli see, ja nad panid sümboolsed käed selle looma peale niiviisi ja loom läks minema koos Iisraeli nagu kamba pattudega, eks ole. See on, ja Jumal arvestas jälle, sest et see on sümboolne sellest, mis Jeesus pidi tegema. Ta arvestas, kes iganes lihtsalt teeb seda ja läheb kaasa selle nagu näidega või selle eksemplariga või selle eeltähendusliku pildiga, kes iganes elab kaasa sellega, Jumal arvestab selle, et asi on tasa, süüd lepitud selleks aastaks. Jeesus muidu ta tuli ja tegi seda igaveseks. Loom läks minema, aga see sama sõna niiviisi, et see loom kandis selle minema, kandis Iisraeli patud minema, on see täpselt sama sõna kasutatud siin, et Jeesus ta kandis minema. Täpselt sama võrdpilt ka, see on see täideminek sellest asjast. Jeesus, kui ta läks ristile, ta võttis su haigusi ja kandis nad minema. Ta kandis need täielikult minema. Ta võttis su haigused, ta võttis nad üles ja ta kandis need minema. Kui keegi maksab su elektriarve, ega sa ei pea teist korda maksama, kui tuleb kogemata või mingi apsaka tõttu tuleb üks teine selline arve, tuleb postis sulle niiviisi ja ütleb, et vai, maksa ära. Aga sa just maksid selle ära 2 päeva varem. Kas sa pead teist korda maksma? Sama võla kinni? Loomulikult mitte. Jeesus, mis puudutab sinu haigused, mis puudutab sinu patud, mis puudutab sinu valusid, ta võttis need, ta maksis selle kinni, ta võttis need ära. Kus su haigused on? Ära viidud. Sa võib-olla ei koge seda ihulikult praegu, aga sest meil on see asi raske, me oleme nii häälestatud oma 5 meele tõttu. Meie 5 meelt, me oleme nii harjunud, iga õpetaja ja iga inimene, me oleme harjunud, et kõik meie tunnetus on tulnud selle 5 meele baasil. Kõik, mis sa oled näinud, kuulnud, puudutanud, tundnud, saad aru, kuulnud, see tuleb selle alusel kohale. Ja nüüd, kui Jumal pakub meile midagi, mis nagu läheb ümber need 5 meelt, meil on nagu mentaalselt jube raske leppida selle asjaga.
Sest et meie tunneme oma ihus haigus. Ta on aktuaalne haigus, ta ei ole mänguhaigus, ta ei ole selline kuidagi nagu asi, mis lihtsalt mängib, et see on päris haigus. Mõni haigus võib tappa ka, ta on olemas, ta on aktuaalne. Ja me ei mängi nagu see ei ole olemas, aga legaalselt ta ei tohi olla. Sest et legaalselt Jumal on pannud ühe uue lause ja uue fakti paika ja see on see, et Jeesus võttis su haigus, et ta kandis su tõved, tema haavade läbi sul on tervis tulnud. Ja jälle sinu usku mööda see sündigu sulle. Mida sa usud rohkem? Kas sa usud, mis su ihu kuulutab sinule või sa usud rohkem, mis Jumala sõna ütleb sinu olukorra kohta? Kui sa julged uskuda rohkem, mis Jumal ütleb su olukorra kohta, siis sa pääsed sellest maisest, mis on aktuaalsed faktid. Me ei mängi nagu ta ei ole fakt, need on faktid. See diagnoos võib olla väga täpne diagnoos arstide poolt. See võib olla möödapanek, see võib olla väga täpne. See, mis sa tunned, sa võib-olla saad aru, mis toimub, sa võib-olla ei saa aru. Mis iganes ta on, sa tuled selles sfääris, kõrgemasse sfääri, see sfäär, kus Jumala kuningriik nüüd valitseb, sest et sa oled tema valitsuse all, sina oled taevariigi kodanik, sina oled Jumala laps. Jumala kuningriik on tulnud sinu südamesse, ta valitseb üle sina ei mängi vanade reeglite järgi, sina mängid uude reeglite järgi, seaduste järgi, selles uues kuningriigis, mille osa sina nüüd oled. Ja see kuningriik koos seadustega ütleb niiviisi, et Jeesus võttis su haigused, ta kandis su tõved. Ja tema haavade läbi, sul on tervis tulnud, võlg kinni makstud, ei ole vaja teist korda maksta seda. See, mis on su küljes, on illegaalne. Ja sa käsid selle ära minna, selles ei kuulu sulle. Kurat on nii kaua olnud tegelemas selle asjaga, et me oleme nii harjunud, et see on nii tavaline. See on nagu õhk on väljas ja päike paistab ja haigus on. Aga see on illegaalne. See on vastuolus, rängalt vastuolus Jumala seadusega. Ja Jeesus võttis selle ära, ta päästis su, et sa võisid lahti ostetud olla kõigest patust. Ja kui sa vaatad seda sama asja siin, vaatame korraks Galaati 3:13. Tema ristiminek oli väga tõsine asi. Meie vaatame lihtsalt taga väljaspoolt, et see oli valus ja see oli piin ja see oli kohutav ja kõik, mis ta ka ei olnud. Aga see, mis tegelikult toimus kardina taga nii-öelda, see, mis toimus, see oli palju sügavam kui lihtsalt, et tema läks ristile ja kannatas hoope ja haavasid ja siis naelutades risti suri sel kohutaval viisil niiviisi. See oli palju sügavam. Galaati 3:13 ütleb, Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest. Sest on kirjutatud, needud on igaüks, kes puu küljes ripub. See on üks vana testamendi tsitaat. Nüüd see ütleb niiviisi, ta on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest. Kui sa tahad teada, mis käsuõpetus on, ja meie aja pärast ei jõua sinna täna. Kui sa tahad teada, mis see käsuõpetus on, vaata siis 5. Moosese raamat 28 ja 3. Moosese raamat 26. Ja seal on üks väga detailne loetelu igasugustest asjadest, mis on osa sellest, kes murrab seadust. Aga Kristus on meid lahti ostnud käsu seadusest. Ta on meid lahti ostnud sellest loetelust. Ja selle loetelu, see hõlmab, see sisaldab selliseid asju nagu tuberkuloos, nagu palavikud ja paised, või et sa oled paistes oma ihus kuskil niiviisi, see põletikud, see sisaldab igasuguseid asju, pimedus, segadus mentaalselt, see sisaldab kõik sellised asjad. Ja siis sa tuled tagasi selle asja juurde, Galaati 3:13, mis me just lugesime. Kristus on meid lahti ostnud sellest. Lahti ostnud. Täiesti lahti ostnud meid. See töö ristil on nii võimas, et see rist tegelikult lõhestas ja tõi meid, rebis meid sellest vanast loomusest ja vanast kohast, kus kurat ennem valitsus üle meie ja meie oleme nüüd kantud üle Jumala oma poja kuningriiki. Uus kodanik, uues kuningriigis.
wow. See on nagu hämmastav. Ja nagu ütleb Kolosslaste 1. peatükk, et ta on lahti meid revinud või kisknud kurate valdkonnast ja küüsist. On asetanud meid oma armsa poja riiki valguse sees. Kas keegi saab amen ütelda? Kui sa täitsid infokaardi, et saada päästetud, wow, mõtle, mis sinuga me ei ole isegi, me vaevalt oleme kuidagi silmad lahti teinud selle, mis Jumal tegelikult on teinud meie jaoks. Kuidas me ei saa totaalselt kõigest oma südamest teenida sellist Jumalat, kes on nii palju teinud meie jaoks. Selle asemel, et põleda põrgus igavesti, meid on tehtud Jumala lasteks ja ka ta on isegi iga praktiline asi siin maa peal, ta on võimaldanud ja nagu ütleb niiviisi Efeslaste 1:3, et ta on andnud meile kõike vaimulikke õnnistusi Kristuses Jeesuses. Ja see ka on üks vaimulik õnnistus, isegi kui see puudutab sinu ihu. See tema pääste ei ole lihtsalt, et aidata sinu vaimu, aga aidata ka sinu hinge ja mõttemaailma ja ka su ihu. Kiitus Jeesusele. Me näeme, et see on üks kaksik pääste. Eile me vaatasime niiviisi isegi laul 103, salm 2 ja 3. Kiida mu hing Jehovat ja ärge unustage tema hea tegusid. Ta annab andeks kõik su süüteod ja ta parandab kõik su vigadused. Kõik. Ütleme kõik koos kõik. Kõik tähendab suuremast pisemini. Absoluutselt kõik. Kui midagi häirib siin su ihus ja see ei tohiks olla niiviisi, kui see ei sisalda taevalikku olukorda, sa võid selle, ma tean, see on naljakas sellepärast, et ma võiks õppust võtta sellest ka. See on huvitav, Vend Hagen, seal oli aastaid tagasi, kus tema läks päris kiilakaks. Ja see hakkas teda väga segama ja ta rakendas oma usku selle vastu, et ta saaks rohkem juuksed tagasi. Ja hakkaski tulema. Peale suure pausi niiviisi. Ja tuli tagasi ja nagu hiljem tema teenistuses tal oli palju rohkem juuksed ja siis võib-olla lõpuks see taandus jälle nagu veidi, ma ei tea, kas ta üldse ei pannud tähele, siis enam ei hoolinud. Aga see on täitsa on niiviisi. Ma tean ka üks teine keegi, kes hakkas seda tegema samamoodi niiviisi, kes lihtsalt võttis käsile seda natuke. Ja varsti oli väiksed nagu pisikesed, nagu, mõtle päris udusõle, aga tähendab nagu väiksed pisikesed nagu juuksekarvad olid kasvas selles kohas nagu siin. Siis kui unustati, siis kuidagi nagu see läks tagasi õredaks. See on võimalik. Sa mõtled, et kas see on tõesti võimalik? Wow. Mis on võimalik neile, kes usuvad? Kas kõik võiks isegi sisaldada seda? Või kas kõik välja arvatud juuksed? Siis on kõik. Mattius 9. Jälle elu on parakult selline ka, et me valime oma lahinguid. Me võib-olla ei jõua samamoodi. Ma tean, ma tegelen paljude asjadega praegu. Mõni asi lihtsalt muutub nagu vähem tähtsaks. Keegi küsib, kas mind häirib see? Tegelikult ma rääkisin endast. Sest juuksurisi ütles niiviisi, et juuksed olid sisse kasvamas. Ja ma mõtlesin, et ma ei taha lihtsalt, aga olgu, see oli mu, ise ma rääkisin endast. Aga see on huvitav sellepärast, et vahel sa mõtled selliste asjade peale ja vahel sa ei mõtle. Ja vahel sul on tõsisemad asjad, mille peale sa mõtled. Ja Jumal ei pane pahaks, kui sa ei viitsi tegeleda igasuguse sellise asja. Aga need asjad, mis tähendavad palju sulle, sa tead seda, et see tähendab Jumalale piisavalt palju. Tõesti see tähendab. See tähendab Jumalale. Vahel nagu mõni asi, kui me ei võta, nagu ma rääkisin eile õhtu, see oli väga tähtis osa eile õhtu. Kui su vaim ei saa ärritunud nagu ühe asja vastu, nii et sa tõused seespidiselt selle asja vastu või selle mingi hea asja poolt, mõni asi lihtsalt ei toimi. Sest et usk on südamest ja kui su süda ei ole päris selle asja sees kogunesti, see usk ei toimi ka. Sellepärast sa ei saa kuidagi üks leige poolik, sellepärast üks tuline palve saavutab palju, sellepärast et usk on võimalik, et see on selle sees, kui inimene palub selle nagu täiesti omast südamest. Kui sa ei ole nagu ei hooli nii palju ja kuidagi kergemeelselt nagu lausud mingi palve, su usk pruugi olla üldse selle asja sees nii väga, sest et su usk ei ole selle asja sees.
Samas, kui mõni asi muutub nii kergeks ja tavaliselt, et sa võid väga kergesti teha, mitte kergemeelselt nüüd teha, aga sa võid väga kergesti teha, ilma et see oleks mingi suur pingutus. Ja see saavutab sellepärast, et sa teed seda teadlikult, sa tead, mis sa teed, sa tead, mis sa ütled ja su usk on selle asja sees. Ma seletan neid asju, kui me jõuame sellise ossa. Aga vaatame Mattius 9, sellepärast me näeme siin väga selgelt see seos, et see on üks kaksikasi, mis Jumal on toonud ja see kirjakoht näitab selle väga kenasti. Mattius 9, salm 1, ja ta astus paati ja tuli teisele poole järve ning saabus oma linna ja vaata, nad kandsid tema juurde halvatu, kes oli voodis maas. Ja kui Jeesus nende usku nägi, nüüd see on tähtis ka, eriti kui me hiljem pärastpoole üks teine aeg võib-olla me tegeleme sellega, et kuidas tervendada inimesi. See on nagu teine teema, see on väga palju teisi reeglid. Aga see ütleb siis nii, ta nägi siis nende usku ja siis seejärel ütles ta halvatule, ole julge mu poeg, sinu patud antakse sulle andeks. Ja vaata, mõned kirjatundajad ütlesid isekeskis, sina pilkab Jumalat. Aga kui Jeesus nende mõtteid nägi, ütles ta, mis pärast te mõtlete kurja oma südames? Sest mis on kergem ütelda, su patud antakse sulle andeks või ütelda tõuse üles ja kõnni? Väga-väga huvitav küsimus. Ühe sõnaga ta ütles niiviisi, et kui inimene on andeks antud, siis ei ole miski, mis takistaks tema terveks saamist. Need asjad käivad käsi käes. Ja sellepärast on tähtis teada ka, et me oleme oma osa teinud selles, et me elame õieti, aga me näeme juba lunastustöös. Jumal mõtleb selle asja peale nagu üks kaksikasi. Kui seal ei ole pattu enam, seal ei ole põhjust haiguseks enam. Sest haigus tuli esmalt maailma läbi patu ja patu pärast. Ja kui patt ei eksisteeri sinus enam, tähendab, kui see on õigemini võib-olla nagu andeks, võib-olla parem seletada, andeks antud su patud, seal ei ole enam legaalset alust, et haigus ripuks su küljes. Kas te olete siin? Äkki mul tuleb üks hea võrdpilt selle koha pealt, aga toome üks, lihtsalt tuli selline mõte. Kui sul võlga ei ole, kas sa peaksid inkassot kartma? Või need, kes tulevad või isegi mingi, kes tuleb ja põrutab su ukse peale ja ütleb, te ei maksa. Kas sa pead kartma seda, kui sul ei ole võlga? Seal on haigus läks kaasa, kui inimene langes patu sisse ja need läksid käsi käes. Patt on olemas ainult haiguse pärast, kui haigus ei ole olemas kui faktor enam, kui ta ei ole kui ta ei ole selle valeme sees enam, siis seal ei ole põhjust enam. Kui patt ei ole selles, seal ei ole põhjust enam haiguse jaoks. Ja me näeme seda läbi Piiblis. Sa uurid siis need osad siis 4. või vabandust, selle 3. ja 5. Moose raamatus ka, sa näed, see sama pilt tuleb päris eredalt esile. Okei, lähme edasi. 6. põhjus on Jeesuse teenistus ise, me puudutasime mõnda asja eile õhtu, aga lihtsalt mõned asjad ruttu. Tema oli täpselt, ta ütles niiviisi, kui sa oled mind näinud, sa oled isat näinud. Johannes 14:9. Sa näed korduvalt selliseid asju ja Jeesus tegi kõik terveks. See ei olnud niiviisi, et ta tegi 80% terveks või et lihtsalt osa. Aga kõik need, kes tulid tema juurde, ta tegi nad terveks. Kas ta tegi kõik inimesed Galileas terveks, Juudas terveks? Ei. Aga need, kes tulid tema juurde usus, kõik said terveks. Jeesus kunagi ei ütlenud kellelegi, ära tule praegu, tuleb 6 aja pärast, sest sul on veel midagi õppida. Mitte kunagi. Ta kunagi ei saatnud kedagi ära ilma selleta, kes tuli tema juurde. Siis me näeme sellised kirjakohti, et nii palju kui puudutasid teda, olid tehtud täiesti terveks. Mattius 14:36, enne mis ma ütlesin, see oli Mattius 12:15, seal on nii palju neid, me jõuan need kõik. Ja see on ainult need, mis olid just parajalt kirjutasin üles, seal on nagu palju neid.
Mattius 8. Vaatame korraks. Ja siin me näeme niisama see Johannes, või tähendab see Jesaja 53 tsitaat ja me näeme ka seesama, mis ta ise tegi. 8. peatükk, salm 16-17. Aga õhtu tulles toodi tema juurde palju seestunuid ja ta ajas vaimud välja sõnaga ja tegi haiged terveks. Et läheks täide, mis on üteldud prohvet Jesaja kaudu, tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Me näeme see tsiteeritud isegi siin. Vaatame 8. peatükk ja algul. Ainuke olukord ja juhus, kus keegi küsis Jeesuse käest, kas see on sinu tahe. Ainuke üks juhus. See on korratud, see ei ole ainult Mattuse evangeeliumis, aga see juhus on täpselt sama. See on korratud lihtsalt mujal. Aga ainuke kord, kus keegi küsis tema käest, kas see on sinu tahe, Jeesus kohe vastas, jah, see on mu tahe. Ütleb niiviisi, aga kui tema astus mäelt alla, salm 1, järgis teda palju rahvast ja vaata, pidali tõbine tuli ja hiitis maha tema ette ning ütles, issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja seda maid sai ta oma pidali tõvisest puhtaks. Jeesus ütles, kui sa oled mind näinud, sa oled isat näinud, sest et mis tema teeb, sest mina teen seda, mis ma olen näinud temast ja mina kuulutan seda, mis ma olen kuulnud temast. Okei. Toome siis järgmine asi ette, see on vist 7. asi. Jüngrid evangeeliumites ja apostelude raamatus. Nüüd me võiksime hästi laialt jälle 10. peatükk näiteks, esimene salm kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ja andis meile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõike tõbe ja kõike viga. Sa oled märkanud, et Jeesus kunagi ei saatnud kedagi välja sellise instruktsiooniga, et panna käed nende peale ja ütelda neile, ole haige Jeesuse nimel. Aga samas, sest et Jeesus ütles, et mis ma isat olen näinud, seda ma teen, ja kui sa oled näinud mind, sa oled näinud isat, ja Jeesus kunagi ei otsinud inimesi, et nad haigeks teha, vaid et neid terveks teha. Jälle, seal on need kohtumõistlikud nagu erandid ja nii edasi, millest me rääkisime, aga Jumal on häälestatud selle peal, et oma armsad kogunisti terveks teha. Me võime edasi minna ja vaadata siis Markuse evangeeliumis 16 peatükk. Seal on palju, sa vaadad läbi evangeeliumite, läbi apostelude raamatud. Aga jälle 16-17, aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurja vaime välja, räägivad uusi keeli. Halleluja. Ja see ütleb niiviisi, kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju, haigete peal nad panevad käed ja need saavad terveks. Ütleme kõik koos, nad saavad terveks. Mõned teoloogid, ma olen kuulnud, ütlesin, et aga seal on paar vanat käsikirja, kus see ei ole olemas. Ja üks, see varastati minema, sest et see kohe lõpeb väga veidris kohas. Ja teine oli täis vigu, mis oli mingisuguses nagu Egiptuse prügitünnis, aga seal on 5000 midagi käsikirja vanast, kus kopeeriti terve Uue Testamendi maha ja need on täpselt ühele läbi selle 5000 käsikirja ja sest Jumal on teinud lihtsalt väga selgeks. Sa võid lugeda läbi oma Uue Testamendi, sa võid lugeda läbi apostelude raamatu, läbi evangeeliumite ja sa näed, et Jumal, kes on sama eile, täna ja igavesti, ma olen Jehova, kes kunagi ei muutu. Halleluja. Malaki 3:6. Ja siis Hebrea 13:8, Jeesus Kristus, sama eile, täna ja igavesti, need asjad püsivad. Nüüd, kui ta andis instruktsioone 12, 7, 10, vaatame korraks Luuka 9. Ja Luuka 10, salm 1, aga ta kutsus kokku oma 12 ja andis neile väe meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja tõbesid parandada ja läkitas nad välja, kuulutama Jumala riiki ja tegema haiged terveks. Iga kord, kui keegi sai läkitatud välja, nad läkitatud välja, et terveks teha keegi. Salm 6, nad läksid teele ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeelium ja tehes haiged terveks igal pool.
See ongi evangeelium. Halleluuja. Ja me võime rohkem näha ja seal on palju. Aga lähme edasi. B-osa nüüd, see A-osa me käsitlesime, et see on Jumala tahe, et rajame, et see fakt, et see on Jumala tahe, et see oleks terve. Siis, see B-osa on nüüd Jumala ilmutus ja siis ka inimlik tunnete teadmine või how would you say best God's revelation versus human sense knowledge. Keegi aitab mind korraks sellega. Human sense knowledge. See on tähendab inimlik see teadus, mis on rajatud siis selle 5 meele alusel. On selleks kergem viis, kuidas seda ütelda? Sense knowledge. Okay. 5 meele tunnetus ühes küljes ja siis Jumala ilmutus teises küljes. Okay. Iga tõotus Jumalast, see sisaldab jumalik vägi ja nii palju seda väge, nii palju kui on vajalik, et saavutada täpselt seda, mis Jumal on tõotanud. So tema tõotused on võimsad. Vaatame korraks teine Peetruse raamat, 1. peatükk, alates salm 3. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, ütleme kõik koos kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks tema tunnetuse kaudu. Vaata, kui tähtis on, et teada, millest me räägime ja kuidas elada. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, milledega on meile kingitud kallid ja suuremad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust. So me saame osa jumalikust loomust. Kuidas? Nende suuremate tõotuste läbi. Kõik, mis Jumal on rääkinud, kõik, mis ta on öelnud, kõik, mis ta on ilmutanud, iga tõotus, iga asi, seal on väge selle asja sees, et muuta sinu loomus, et sa saaksid osa tema loomust. Kui tema on terve, tema tahab, et sina oled terve. Ükskõik, mis su olukord on. Kas te olete siin? Halleluuja. Ja Jumala vägi siis, kui see on ustud ja selle alusel tegutsetud, vägi on siis vabastatud. Rooma 1.16, lihtsalt, et panna see printsiip paika. Sest et evangeelium võib olla täisväge. Nagu me rääkisime, Jumal jättis palju päästmatuid Miletuse saarele ega muud kohtadesse. Jumal jättis Trofimas haigena. Aga kas see teadmine, kas see tühjendab evangeeliumit oma väest, mitte sugugi? 1.16 Rooma kiri ütleb, sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks. See sõna õndsaks saamiseks seal tähendab vabanemiseks, tähendab heaolekuks, terviseks, vabanemiseks. Õndsaks saamiseks igale ühele, kes usub. Ütleme kõik koos igale ühele, kes usub. Hebra 4.2 ütleb niiviisi, et see kuuldud evangeelium ei olnud ühele kambale kasuks, sellepärast, et see ei imbunud usu läbi või see ei olnud segatud. Nad ei lisanud usku sellele. So see vägi, mis Jumal pakub, see käivitub siis usuga. Nüüd vaatame korraks lihtsalt üks mõtte siin. Vaatame 16 peatükk. Mattuse evangeelium. Kes mäletab, kui Jeesus hakkas rääkima ristiminekust ja Peetrus siis väga omast arust õildsalt hakkas Jeesus kaitsma ja ütles, et ei, sina küll ei lähe sinna. Kes mäletab seda? Ja siis kes mäletab, mis Jeesus ütles talle? Täpselt, ja ta ütles nii, et aga ta pöördus ja ütles Peetrusele, tagana minust, saatan. Nüüd, kes teab, et Jeesus ei kutsunud Peetruse saatanaks iseeneses? Ta vaatas Peetruse poole, kus see hääl tuli, aga see hääl, see mõte ei tulnud lihtsalt ainult Peetrusest. See hääl tuli kuskilt sügavamalt. Peetrus arvas, et see oli tema mõte, aga see ei olnud. Ja Jeesus identifitseeris selle sõnade ja lause allikas ja ütles, et tagana minust, saatan. Ja Peetrus lihtsalt oli kuidagi ihulikult ees, kui Jeesus näitas näpuga.
Oled siin? Aga mis see probleem oli? Sa oled mulle pahanduseks, sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda. See on väga mahukas ja see on väga kaalukas üks lause seal. Ta ütles niiviisi, et sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid selle, mis on inimeste meelt mööda. Ütleme kõik koos sellele, mis on inimeste meelt mööda. Ühesõnaga, mis ta ütleb niiviisi, et need asjad, mis on nii inimeste meelt mööda, need asjad on kas kogunisti või tihtilugu, need on saatan on selle asja allikas. Sest et see ei mõtle sellele, mis on Jumala oma, vaid sellele, mis on lihtsalt inimeste tahte ja mõtted. Kui sa vaatad nüüd korraks Luuka 16 pead 1, sa näed sarnane põhimõte. Ja see on tähtis saada aru, et panna üks järgmistest asjadest perspektiivi. So ma loen selle. So Luuka 16 ja Salm 15 ütleb niiviisi. Jeesus ütles, te olete need, kes endid teevad õigeks inimeste ees, aga Jumal tunneb teie südant. Sest mis inimeste keskel on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Okay. So seal on üks allikas. See, mis on inimese päritoluga väljaspoolt Jumalat, see ei pruugi üldse õige olla. Me peame seda teadma. Lähme korraks selle mõttega edasi. Sa pead seda silmas pidama sellepärast, et inimeste langenud loomus on kogu aeg olnud nagu vastuolus Jumala ilmutusega. Inimene on dikteeritud ta haridus ja iga asi, mis sa oled õppinud oma viie meele kaudu, me ei ütle, et see on vale iseeneses. Aga tähendab, et see on võimalik petta teda. See on võimalik, et vaenlane võib tulla ja petemänguga või rääkida midagi. See on muutlik, see on võimalik petta inimest sellega. Pane selle mõtte kirja korraks, et loomulik inimene on juhitud viie meele poolt. See on, keegi ei ela niiviisi, et ta ei oleks, et tema elu ei oleks dikteeritud selle viie meele poolt. Aga see vaimulik inimene on juhitud siis Jumala sõna ja usu kaudu. See loomulik inimene siis, see, mis ta näeb ja see, mis ta tunneb, dikteerib. See vaimulik inimene siis, see on sõnakuulelikkus ja usk Jumalasse, mis motiveerib teda. So sellepärast, kui sa tunned haigus oma ihus, see on raske loomulikus inimeses nagu tõusta üks selline, nagu lihtsalt üks resoluutne, et ta paneb selle pühiks selle nagu eemale ja hoiab sellest kinni, mis Jumal on öelnud. Jeesus võttis meie haigused, ta kandis meie tõved. Okay, ta võttis meie haigused, kandis meie tõved, aga haiguse rünnaku hetkel sinu viis meelt karjuvad palju valjemini. See on väga raske võtta vastu Jumala sõna ja mis tema ütleb, isegi kui see on autoriteetsem ja ta on kõrgem, sest me oleme nii harjunud võtma seda, mis viis meelt dikteerib. Aga tead, mis on veel kummalisem? Isegi see ei ole kogu aeg vabanduseks, et see on nii raske, et uskuda Jumalat, sellepärast me oleme nii harjunud oma viie meelega. Jälle, kui ma ütlen niiviisi, mille alusel sa oled terve? Kui sa tunned palavekus ennast olevat, sul kurk on haige ja sa usud, et sa oled terve, mille alusel? Jumala sõna alusel. Sest jälle, nende tõotuste kaudu sa saad osaliseks jumalikust loomust. Ega Jumal ei kannata haige kurguga. Ega Jumal ei ole palavekus seal krampis oma trooni peal. Ta on terve, ta on vaba nendest asjast, need ei puuduta tedagi. Sina saad osa tema loomusest ustest siis, mis Jumala sõna ütleb. See seadus, mis on üle selle, mis on maine. Aga inimesel on veel üks suur probleem. Ta on hääletud negatiivselt. Sest tead, inimesed usuvad asju isegi, mis nad ei ole näinud. Isegi kergemini nagu need, mis on negatiivsed kui Jumala asju. Toome üks selline näide. Kellegi laste vanematel on üks väike laps ja väike laps läheb mängima, ütleme nagu
väike laps läheb mängima siis sõbranna majas. Väike tüdruk siis läheb mängima oma sõbranna nagu kodus seal niiviisi. Ja tuleb välja niiviisi, et sõbrannal on mingisugune tõsine haigus. Ema juba häälestab, ta on juba häälestanud niiviisi, et ta juba valmistub selleks, et tema väike nagu Susanna või võtame mingi nimi, ta saab haigeks ka nüüd. Aspiriinipudel tuleb välja, kraadiklaas tuleb välja. Oled sa siin, inimesed on sellised. Sa mõtled niiviisi, et seal ei ole isegi muutust veel selles väikses tüdrukus. Seal ei ole isegi midagi näha, et ta jääb haigeks. Mille alusel? Sellepärast, et ta lihtsalt mõtleb, see, mis sõbrannal on, see nakkab. Või see, mis koolis ringleb praegu, see lihtsalt nakkab. Ei ole veel isegi midagi näha, aga juba on ustud, et mis on olemas, see nakkab. Kas ma olen üksi või kas sa arvad, et see on väga veider asi inimese iseloomus? See langenud iseloom on nii negatiivselt hääletud. See, et sa puutuks kontakti mingi haige inimesega, see on kuidagi viisi nagu suurema mõjuga kui see, et sa puutud kontakti Jumala mehega, kes paneks käed su peale. Või oleks samas toas ühe inimesega, kes usub Jumalat. Oled sa siin? Okei. Me hakkame jagama nüüd usust ja kuidas seda vabastada.